Tere taas siit Euroopa Parlamendist, seekord Strasbourgist, kus on meil täiskogu nädal, on 14. september 2022, kell 4 kohalik aeg ehk kell 5 õhtupoolikul Eestis. On kolmapäeva õhtu, on aeg siis kokku võtta siin viimastel päevadel toimunu. Homme on küll ka veel siin tööpäev, kus toimuvad hääletused, kuid kuna ma homme hakkan kohe pärastlõunal tagasi lendama Eestisse, keeruline on muidugi, et siit pärapõrgust ära saada, sest ega siin korralikke lennuühendusi pole, aga et saaks kuidagi Varssavisse ja Varssavisse siis hilisõhtul ööseks koju Tallinnasse. Aga on olnud oluline nädal, on olnud väga mitmed olulised hääletused ja väga olulised debatid. Kehv lugu muidugi selles, et ega neist debattidest lõpuks reaalset käekatsutavat kasu muidugi ei ole. Ma lihtsalt toon mõned üksikud näited, mis on võib-olla meile olulisemad teemad eelkõige Eestis. Eile käis Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson siis andmas ülevaadet sellest, kuidas Euroopa Liit üritab lahendada energiakriisi ja taltsutada inflatsiooni ja siis nii-öelda lahendada majandusprobleeme, mis saabuvad sellel talvel või õigemini on juba saabunud sellel suvel ja sügisel. Ja muidugi Simsonil ausalt öeldes mitte ühtegi konkreetset plaani polnud. Ainuke asi, mida pidavad siis Euroopa Komisjon tegema, on siis see, et tahetakse panna ülempiir kasumi marginaalile, mida võivad siis energeetikaettevõtted teenida ja üle selle ülempiiri peavad nad maksma siis kõrget maksu. Selline hästi sotsialistlik lähenemine, et alguses teeme kõik vaeseks, laseme firmadel pankrotti minna, inimestel võib kodudest ilma jääda ja siis võtame sealt kasumi marginaalist mingi protsendi, jagame siis nii-öelda lahkelt laiali kommunistlikul viisil, et siis vähemalt päris nälga ei sureks. Et saaksid väikse leivapalukese, aga mis siis, et su töökoht on lännu ja firma on pankrotis ja võib-olla kodu enam pole, sest et majandus on omadega täiesti tuksis. Ja sellel teemal siis pidasin ka mina kõne, aga kuna Simson on kaasmaalane, siis oli võimalik teha seda eesti keeles, et talle meelde tuletada siiski seda, et kogu tänases olukorras on süüdi ainult ja veel kord ainult Euroopa Liidu hullumeelne rohepoliitika, mida on aetud viimased 20 aastat. Selle rohehulluse nii-öelda tuules on kinni pandud tuumaelektrijaamu, Saksamaal eelkõige, aga ka Rootsis. Lisaks sellele on kinni pandud kivisöejaamu ja lõpptulemusena, kuna kõik saavad aru, et päikesest ja tuulest ei piisa, et ükskõik mida nad rohelised ka ei räägi, päike ja tuul on liiga ebastabiilne energeetika, mida ei saa salvestada ja mida ei saa juhtida ja kui energeetika pole juhitav ehk kontrollitav inimese poolt, siis põhimõtteliselt see majandus ei toimi. Ei toimi tööstus, ei toimi ettevõtlus, mitte midagi ei toimi. Ja sakslased muidugi olid geniaalsed ja selle juhitava energeetika ostis see Venemaalt läbi gaasi ja nafta, mis loomulikult on geniaalne mõte, et sa paned sõltuvusse ühest naaberriigist, kes on selgelt nii-öelda ise ebastabiilne ja ka vaenulik paljude oma naabrite suhtes. Ja lõpuks ongi siis tulemus selline, et venelased on tõmmanud meile energiakriisi lõpuks korralikult kaela ja me siin nüüd halame, et kas tuleks tõmmata temperatuur 18 kraadi peale või tuleks teha mingisugused, ma ei tea, blackoutid elektrikatkestusteks, et üldse elektrit jaguks meile see talv. Ja see kõik on Euroopa Liidu ja ka paljude liikmesriikide enda hulluse süü, et on aetud poliitikat, kus puudub igasugune reaalne taju sellest, kuidas energeetika toimib. On kuulatud, ma ei tea, teismelisi, kes on natukene haiged, Greta Thunberg või teisi vasakäärmulasi, kes elavad mingisuguse omas illusioonis ja mullis, et appikene kõik fossiilkütused on halvad, lähme nüüd roheenergiale, päästame maailma. Ja lõpuks, kuna seda poliitikat on aetud, siis nüüd me kõik kannatame selle pärast. Aga kannatavad ka kõik need inimesed, kes ei ole valinud erakondi. Aga muidugi fakt on see, et enamus inimesi on valinud neid samu erakondi, kes on selle olukorra tekitanud. Ja seetõttu peab ütlema, et valdav enamus inimesi peavadki täna kannatama ja ei ole mõtet mitte midagi imestada, et me kriisis oleme, sest see on olnud teie enda valikute süü valimistel ja ei ole mõtet öelda, et aga ma ju ei teadnud. Inimestel on seal räägitud, mida toob kaasa endaga rohehullus. Inimestel on selgitatud, et kui me teeme sellise valiku, tuleb kriis, kui me ei tee sellist valikut, pääseme paremini ja inimesed on oma valiku teinud ja nüüd tuleb vastutada meil kõigil kahjuks. See oli minu sõnavõtt Simsonile eile. See kõne on olemas ka minu kodulehel jaakmadisson.ee ja ka sotsiaalmeedias, nii et kui olete sellega nõus, siis muidugi jagage edasi. Nii et, aga mis me nüüd teeme? Üleöö kahjuks häid lahendusi ei ole, sest kui kriis on tekkinud viimase 20 aasta jooksul, siis ükskõik kui palju me ka nüüd ei nutaks, siis üleöö uusi võimsusi ei tekita, uusi söejaamu ei ava ja nüüd tuleb hakata leidma siis nii-öelda kriitilisi lahendusi, et vähemalt ellu jääda. Ja üheks lahenduseks oleks, mida ka Poola pakkunud, et me peataksime vähemalt CO2 spekulatsioonisüsteemil toimimise.
mis moodustab peaaegu poole elektri hinnast, aga seda täna Euroopa Komisjon ei ole pakkunud, kuna see läheks vastuollu nende hullumeelse ideoloogiaga, selle rohehullusega, aga see oleks toimiv lahendus, mis tooks kiiresti elektri hinna kolmandiku kuni poole võrra alla. Aga paraku ei meie kaasmaalasest volinik Simson ega Euroopa Komisjon tervikuna seda muidugi üldse ei tahagi kaaluda ega plaanida, nii et oleme siis selle supi sees. Lisaks sellele siis täna hommikul oli suur põhidebatt, mis kestis ligi 4 tundi, Ursula von der Leyen ehk Euroopa Komisjoni presidendi iga-aastane suur kõne olukorrast liidus. Kõne oli peaaegu tund aega pikk, selle kandis üle ka minu eest Postimees ja Delfi. Ja muidugi esimese kolmandiku rääkis ta Ukraina sõjast, ta ise oli riietatud Ukraina värvides nii-öelda naispükskostüümi, et nii-öelda emotsionaalselt kuidagi olla meeldivam kindlasti paljudele. Ja erikülaline saalis oli täna siis ka president Zelenskõi abikaasa Olena Zelenska, mis oli väga sümboolne ja väga meeldiv tegelikult. Aga kui von der Leyen hakkas rääkima sellest, et kuidas me peame nüüd ikkagi kõik püksirihma koomal tõmbase talv, et tulla energiakriisiga toime, me peame kõik pingutama ja loomulikult ainuke lahendus on rohepööre ja aastast 2030 peame suurendama vesiniku tootmist, siis tuleb soov tõesti karjuda appi, et kas te veel lollimaks saate minna, sest et selle poliitika tulemusel me olemegi täna kriisis ja mida rohkem me läheme selle hullusega kaasa, mitte juhitavate, ebastabiilsete energiaallikatega, siis fakt on see, et Saksa majandus kukub kokku. Ja kui Saksa majandus kukub kokku, on terve Euroopa majandus omadega põhjas. Ja kui ka veel nii-öelda meie oma kodukootud eksperdid ja valitsuses Eestis lähevad selle hulluse kaasa, mida nad praegu lähevadki, siis põhimõtteliselt tõmbame nööri kaale ja teeme kollektiivse suitsiidi, et päästa väidetavalt maailma. Mida muidugi ei tee, me lihtsalt ise ennast hävitame ära. Aga ka minul oli siis vähemalt võimalik oma minutiline kõne pidada ja vahetult enne mind kõneles siis euroföderalist number 1 Guy Verhofstadt, kes väitis, et tänase kriisi põhipõhjus on Putini tegevus. Ja ma läksin kohe peale teda kõnet pidama ja siis ma natuke tuletasin meelde siiski, et elektrihinnad tõusid kosmosesse juba 5-6 kuud enne 24. veebruari, kui Venemaa ründas Ukrainat. Energiakriis tuli ennem ja Putin pani sellele veel tuld alla ja Putin nii-öelda päästis valla päästiku, mille põhiprobleemiks tegelikult on olnud just nimelt viimase 20 aasta Euroopa Liidu energeetikapoliitika ja Saksamaa tegevus. Seesama hullus, me sulgeme tuumajaamu, söeelektrijaamu ja siis hakkame sõltuma rohkem Venemaa energeetikast. See ongi see põhjus olnud, miks Putin üldse on saanud sõdida Ukrainas, miks on saanud ähvardada naabreid ja miks see kriis on täna tekkinud. See on Euroopa Liidu enda lolluse tulemus ja ei ole mõtet siin nii-öelda kuidagi väga lihtsalt lükata süükoorem ühele imperialistlikule vaenlasele, et tema on nüüd süüdi. Tema päästis selle olukorra valla ja muidugi andis hoogu juurde veel, aga põhipõhjus peitub siinsamas Strasbourgis ja Brüsselis ja Berliinis, kes on need valikud langetanud. Seda ma tuletasin meelde ja muidugi ütlesin ka von der Leyenile, et ka tema isiklikult on vastutav selle eest, sest tema oli siis Saksamaa valitsuses, kui Saksamaa läks aina rohkem sõltuvusse Venemaa energeetikast, kui hakati ehitama Nord Stream 2, kui ehitati valmis Nord Stream 1 muideks. Ja kui tema oli kaitseminister, siis Saksamaa kaitsekulutused olid põhimõtteliselt miinimumis. Mitte mingisugust hanked ei olnud ja täna sakslased kurdavad, aga me ei saa rohkem Ukrainat abistada. Meil endalgi enam pole ladudes mitte midagi. Ja selle kõige eest on ka isiklikult vastutav Ursula von der Leyen, kes täna teenib 25 000 eurot kuus Euroopa Komisjoni presidendina ja viib meid helgelt tulevikku rohepöörde valguses. Lisaks sellele oli meil täna ka siis Vikerraadio ülekanne. Vikerraadio reporter Arp Müller on siin Strasbourgis külas. Toimus siis reporteri tunni erisaade siit Euroopa Parlamendist, kus lisaks minule olid saates ka Yana Toom ja Urmas Paet ja Sven Mikser. Mina sain seal saates osaleda veidike üle poole tunni, kuna pidin just jooksma tagasi suurde saali, et oma kõnet pidada Ursula von der Leyenile. Aga teemadeks olidki sama von der Leyeni täna iga-aastane see suur kõne olukorrast Euroopa Liidus, energeetika küsimus, loomulikult siis Venemaa tegevus ja selle mõju. Nii et kes kuulas reporteri tundi, me võite anda kommentaare, et kuidas saaja tundus. Kes ei ole kuulanud, saab kindlasti teha seda Vikerraadio järelkuulamisest ERR-i veebiportaalis. Aga igastahes täna see salvestus ja saade eetris ka oli Vikerraadios. Lisaks sellele on toimunud mitmeid hääletusi ja muid debatte. Näiteks praegu minu selja taga suures saalis toimub debatt õigusriigi olukorra kohta Euroopa Liidus, kus siis kõik vasakpoolsed sõimavad ungarlasi, mismoodi nad rikuvad inimõiguste olukorda. Siis loomulikult hurjutatakse siin Poolat, et Poola rikub vähemuste õigusi ja mida kõike veel.
hakatakse pärast arutama ka mitmeid nii-öelda resolutsioone inimõiguste olukorrast näiteks Nicaraguas ja kuskil päravõrgus veel. Nii et erinevaid debatte on siin palju, aga need kaks, praegune energiakriis, mida arutati eile Kadri Simsoniga ja tänane von der Leyeni kõne muidugi ja selle järgnenud debatt, need olid vast muidugi loomulikult kõige olulisemad selle nädala jooksul toimunud debatid. Homme tulema tagasi Eestisse, võin juba öelda ka seda muideks, mida ma olen maininud eelmine nädal, et oktoobri lõpus on tulemas rahvaürituse tuur mul 27–30 oktoober 4 eri paigus Eesti peal, Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares. Ma olen üritanud kuidagi jagada geograafiliselt need kohad ära, et inimesed nii Kesk-Eestist või ka Lõuna-Eestist saaksid võib-olla kõige väiksema vaevaga tulla rahvaüritusele ja kohtuma minuga ja siis kuulama minu ülevaadet ja selgitust tänasest olukorrast nii Euroopa Liidus kui ka välispoliitikas. Nii et kes vähegi saab, tulge kindlasti kohale. 27. oktoober on see Tallinnas, siis järgmine päev Tartus, 29. oktoober juba Pärnus ja 30. oktoober pühapäeval Kuressaares. Aga selle kohta tulevad ka täpsemad reklaamid ja teavitused kindlasti, tuleb ka telereklaam, informeerimaks siis Eesti avalikust, et ka Reformierakonna valijad saaksid tulla minuga kohtuma ja saama võib-olla valgustatuks ja teevad võib-olla ka EKRE-ga liitumisavalduse ära, kui nad õpivad oma vigadest ja maksavad oma karmavõlad ära. Aga igastahes ootan kõiki rahva kohtumistele, aga selleni veel natukene aega, üle kuu aja, nii et selle kohta saab veel kindlasti rohkem teavitust teile edasi anda. Seniks aga olge tublid ja terved, soovin teile ilusat sügise saabumist ja kui me varem ei kohtu, siis kohtume juba ehk nädala-kahe pärast Brüsselist. Olge tublid ja terved ja taas nägemiseni!